No nii, tere päevast kõigile. Rõõm, rõõm siin 23 inimest juba näha, nii et keset päeva alati vabandan, et ma seda õhtul ei tee, et sellepärast et ma tean, et siis oleks rohkem rahvast, aga kuna pere nõuab oma heas mõttes, siis ma pigem tahan olla töövälisel ajal nendega koos, nii et siis alati need laivid teen tööpäeva sees. Aga ma neid laive ka alati salvestan ja saad selle lingi ka hiljem pärast endale emailile ja jagan niikuinii ka emailides laiemalt. Aga täna siis meil on tund aega koos. Väga põnev saab olema. Jagame väga palju infot ja see on siis järjekorras nii-öelda aprillikuu väljakutse kolmas laiv, ehk siis me oleme teinud esimese, teise ja nüüd see on siis kolmas. täna ma võtan mingeid asju kokku, mingeid asju toon uusi juurde, aga ma usun, et ükskõik, kas sa oled seda eelnevaid laive kuulnud või mitte, siis tänasest laivist on sul kindlasti palju kasu. Kui sul tekib mingi küsimus, siis siin all on meil selline chati kast ja saad siia küsida ja kui vähegi aega üle jääb, ma vastan sulle kõne ajal. Kui ei, siis ma saan võtta küsimused ette ka hiljem. Siis kõigepealt ma alustan väikese vabandusega. Nimelt tuli paar päeva tagasi välja, et väljakutse käigus või väljakutse sees Frillis keskkonnas oleksid pidanud olema ka väljakutse peatükkide juures videod. Asja mõte oligi see, et seal on videod, aga mingisugune tehniline jama on juhtunud, ehk siis neid videosid ei olnud ja alles nüüd üks päev mulle keegi kirjutas, noh ju siis keegi ei oska küsida, on ju, kui nad pole ju näinud, mis see endast kujutab, see väljakutse. kirjutas, et kuule, et videosid, et kus ma neid videosid näen, vanasti nagu olid. Ja siis ma suutsin jälile saada, et neid videosid seal ei ole. Ehk siis ma nüüd tehniliselt paari päeva jooksul, ma usun, et teisipäevaks on need videod olemas seal. Jätkuvalt põhiväärtus ongi need videod, mille sa ükshaaval siis läbi võiksid vaadata. Et see tekstiline osa pigem on selline boonus seal ja noh, keegi ei viitsi enam ei viitsi ju mitte midagi lugeda, et me pigem siis vaatame videot, ehk siis need videod tulevad sinna. Sul mingit ligipääsu sinule ära ei piirata, ehk siis sa saad neid videosid ka edaspidiselt vaadata, nii et kindlasti vaata need ära. ja, ja ma usun, et saad natuke parema ülevaate, nii et täitsa jabur, et põhiväärtus selle väljakutse juures ja ma tegelikult paljud ei saanudki sellele ligi. Aga selle väljakutse või selle tunni aja sees ma panen ühe lingi ka, kui sa tahad selle tunni aja jooksul pärast laivi, ma võtan selle maha, on minu e-poes väga paljud tooted alla hinnatud, pluss siis 1 eurost alates on 0 eurot 0 eurot transport, ehk sa ei maksa mitte midagi, ükskõik kui väike sinu ostukorvi summa on, siis sul on transport null ja ma panen siia lingi, kui sa tahad selle kõne ajal, tunni aja jooksul midagi osta, siis sa saad seda teha. Ma pärast kõnet võtan selle transpordivabaduse ja mõned allahindlused sealt maha, nii et sa saad toimetada. Okei, kuule, aga läheme jutu kallale ja ma võib-olla natukene lihtsalt, kuna Frillis keskkond ka nii-öelda areneb hästi palju, kuidas ma siis ütlen seda, laboritestide põhiselt või natuke imelikult öeldud võib-olla, aga ühesõnaga ma usun sellesse, et kehakaal ainukesena ei anna sinu tervisest suurt ülevaadet. Okei, ta annab mingi fooni, sa saad aru, okei, kui sul on ikka meeletu ülekaal, ilmselt on sul väga palju kaasnevaid asju, aga kui sa oled minu juttudest, minu kirjadest aru saanud, siis kehakaal mind väga nii palju ei kõiguta. Mind huvitab see, mis teeb sinu veri, mida seal näidatakse ja mida see veri näitab, erinevad uuringud, paneelid ja Frillis keskkonnas ka sul on võimalik siis neid biomarkereid, me kutsume siis neid hellitavalt, neid siis üles märkida ja näed ka, et kas seal siis, kas need on normis, kas nad on alla normi, üle normi, et me aitame sul nii-öelda silma peal hoida. Ma jällegi ütlen, et kui kellelgi on mikrofon heli peal, ole hea, pane kinni, ma siis üritan vaikselt ka neid lülitada, aga muidu me kuuleme kõik, mis sa kodus teed ja võib-olla vahel on see olnud piinlik. Nii et siis sa tead, aga ma üritan neid siit aeg-ajalt kinni panna, aga jah, ehk siis vereproovid on need asjad, mida ma soovitan sul jõudumööda nii palju kui võimalik ära teha. Ma natukese aja pärast räägin ka, ma esimeses kõnes rääkisin ka, et mis seal täpsemalt
mida täpsemalt siis testida ja uurida, jällegi nagu toidulisanditega on meil võib-olla mingid olulisemad, mingid vähem olulisemad, aga tervise kontekstis on mõned, mida kindlasti tasub sul jälgida. aga ainult nii, kui sa käid, teed ära vereproovid, on sul võimalik oma tervist tegelikult jälgida. kas sa liigud õiges suunas, halvas suunas, et jällegi kehakaal ei ole see peamine indikaator, see on pigem on see tagajärg, on ju, me tahame otsida, leida üles põhjuse, mis seda liigset kehakaalu põhjustab. tihtipeale võib see olla loomulikult see, et sa sööd liiga palju, aga ütlen ausalt, kalorite lugemise põlgajana on väga selge see, et sul võib olla kõik nagu kalorid loetud, on ju, aga kui see kalori kvaliteet või see eriti veresuhkruga seotud faktorid ei ole paigas ja kontrollitud, siis sinu elu saab olema üks suur piin. Okei, jah, jätkuvalt su kaloraaž on paigas, sa võib-olla oled nii-öelda kaloridefitsiidis, su kehakaal võib langeda. aga jätkuvalt, kui selle käigus sinu verenäitajad halvenevad, siis läheb nagu alati ja sa tead, mida ma sellele mõtlen. Läheb nagu ma kuskilt lugesin, et keskmine inimene peab oma elu jooksul üle 125 dieedi. ehk siis alustab, lõpetab, alustab, lõpetab ja kui sa ei keskendu muudele asjadele, mis on selle kalorite lugemise välises maailmas, siis kõik lähebki tuksi. Reaalselt kõik lähebki tuksi ja see teema ongi hästi lai. jällegi ma esimesel koolitusel rääkisin pikalt sellest, et mis need faktorid siis on, mis seda täpselt mõjutavad, et kalorite või see kalorite lugemine või see nii-öelda püsida mõistlikus kaloraažis oli seal järjekorras kuskil 6-7, nii et ette jõudsid veel terve hunnik rida näitajaid. ja mis on põnev lihtsalt vereproovidega seoses, mul naine 43, jah, 43 on 46, 43, jah, vist on õige, väga piinlik. 43 või 44, ühesõnaga naisterahvas sellises vanuses ja meil on küll väga hea perearst. ehk siis ei ole kuidagi nagu nool perearsti kapsaaed, aga pigem on see nool süsteemi kapsaaeda. naine helistas, ütles, et tere, just täna helistas, tere, ma tahan teha ära vereproove. ma andsin talle, kuna see on minu kirg nende vereproovide põhjal toimetada, siis ma andsin talle ka nimekirja, et mida võiks siis aeg-ajalt testida. loomulikult see nimekiri, noh, Frillisses on 100, ma mõtlen, ma korra vaatan huvi pärast, mis see biomarkerite arv siin on, mida siin märkida saab. Näed, 105 biomarkerit, mida sa saad siin jälgida, panna kirja. aga ma lugesin ette kuskil 10-12 ja mida võiks siis mu naisterahva või mu naine siis perearsti käest küsida ja paluda, et kuule, et äkki võiks ära teha. ja kahjuks see süsteem on täna selline, et no aga mis sul viga on? naine ütles, et noh, nagu midagi ei ole, aga ma tahaks nagu aeg-ajalt uurida, testida, kontrollida, mis on ennetusmeditsiini üks peamine asi. ja kui sa lähed arsti juurde siis, kui sul on juba liiga hilja ja kui mingi vaevus tekkinud on ju, siis on nagu paha. siis on ka see tegelikult riigile on see tagantjärgi nagu katastroof, see on ju, läheb asi palju kallimaks. ravida on tegelikult alati palju kallim kui ennetada, kuigi jah, me võime siin nüüd vandenõuteooriatega edasi minna, siis jah, et ega ilmselt on väga palju ettevõtteid, kelle huvi ei ole, et meie Eesti Vabariigi inimesed oleksid terved, aga jätkuvalt see on ilmselt niisugune vandenõuteooria teema, aga jah, ehk siis sa pead ütlema, et miks sa neid tahad. et meil ei ole sellist nagu süsteemset ennetust, et Ameerikas on see, et sa maksad küll raha selle eest, aga sul on iga aasta pead minema uurima ja puurima, et mis sul siis on, aga mis need on need vereproovid siis, mida mina tegelikult, kui ma oleksin sina ja mul poleks nagu tavaline inimene, noh nagu ma olin 10 aastat tagasi, ma ei teadnud neist vereproovidest suurt eriti midagi, kuigi ma olin ülikooli ära käinud, on ju, et noh, lihtsalt tervislik maailm ja tervislik toitumine, tervislik elustiil. me ei olnud jõudnud veel sinna, et okei, meil on siin lisaks kalorite veel midagi uurida ja midagi jälgida ja midagi mõõta, siis täna ma võib-olla ka, kui ma läheksin täna arsti juurde, tahaksin teha ära mingi X arvu, ma ei tea, 5-6 näitajat, siis võib-olla ma ütleks sulle 3 kõige
mida ma soovitaksin igalühel teha, mis on otseselt seotud ka sinu kehakaaluga, kaalu langetamisega, heas vormis olemisega, hea energiaga, no kõik asjad. kolm näitajat, kolm. Esimene on paastuglükoos ehk siis tühja kõhu veresuhkur. Väga lihtne, tegelikult hästi soodne test. teine on paastuinsuliin. noh, mõtle sama, on ju, insuliin on hästi palju seotud veresuhkruga ehk siis paastuinsuliin. ja kolmas on glükohemoglobiin, pane kirja. Paastuglükoos, paastuinsuliin ja glükohemoglobiin. glükohemoglobiin näitab siis sinu keskmist 2-3 kuu veresuhkru taset ja see on kõige tegelikult üks olulisemaid näitajaid. ja no sa kindlasti tahad, et see näitaja oleks alla 5,5%. ideaalis näiteks Sergei Saadi ütleb, et see võiks olla alla 5. mina oma praktikas olen näinud alla 5 tüüpe üks, mul endal ka ei ole alla 5, et ma ei ole, kuigi äh, jah, mul ei ole endal alla 5, aga mul on alla 5,5%. ehk siis mine tee need on kolm testi, mida sa võiksid ära teha. Ja need annavad sulle väga selge pildi, kuidas sinu keha saab hakkama süsivesikutega. ja see on kõige olulisem asi ja nagu me teame eelnevatest koolitustest ka, eks ju, on see, et meie süsivesikute taset või seda veresuhkru taset ei tõsta ainult süsivesikute söömine, on ju. seda väga selgelt mõjutab ka stress ja uni. ehk siis, kui sul magad kehvasti, ma olen kusjuures viimasel ajal päris kehvasti maganud, täna nägin ka mingit kuidagi hirmuunenägu. Küll mu maja võeti üle, kästi välja kolida, siis oli mul lapsega juhtus midagi, ühesõnaga ma ärkasin külmas higis ülesse, aga viimasel ajal on väga suhteliselt halb uni millegipärast ka, et ma olen seda optimeerinud siin, neid variante on hästi palju erinevaid, on ju. ka väljakutses ma sellest rääkisin palju. siis kui sa magad halvasti ja see tegelikult ei ole ainult see, et sa magad alla 8 tundi, vaid su tegelikult su une kvaliteet on kehv, siis järgmisel päeval sinu keha saab süsivesikutega halvemini hakkama. jällegi, süsivesikud, mis muidu ei tekitaks meeletut veresuhkru taseme tõusu, võivad tekitada selle tõusu ja jällegi noh, päeva lõpuks on ju 3 kuu keskmisele veresuhkru tasemele pole oluline see, kas see tõusis sul süsivesikute söömise tagajärjel või stressi tagajärjel või magamatusest ja stress samamoodi, et kui see vanasti oli, on ju see, et kui tuli lõvi vastu, siis keha selleks, et anda sulle kiiret energiat, et sa jõuaksid lõvi eest ära joosta, pidi siis sinu verre suunama süsivesikuid, glükoosi, siis täna tegelikult sellist hirmu ja sihukest stressiallikat meil ei ole, aga keha nii-öelda toimimismehhanism tegelikult töötab väga palju evolutsioonipõhiselt ja paraku suunab jällegi meie kehasse hästi palju neid sama glükoosi, et ma siin tegin ühe koolituse näost näkku, kus üks naisterahvas ütleski, ta on kasutanud ka seda glükoosimonitори. kõige soodsam glükoosimonitor justkui on minu samas heikimägi.com e-poes. nagu ma ütlesin, et kuni selle tunni lõpuni on meil siis tasuta transport ja head hinnad, siis pane mõnikord endale peale, see on väga hea ülevaade. üks naisterahvas ütles, et reaalselt, kui ta pani selle endale peale, siis ta vaatas, et kõige rohkem tõusis tal siis, kui ta läks närvi. kujutad ette, ei olnud suhkruvett, vaid kõige rohkem tõusis siis, kui ta siis tarvitas või kui ta läks närvi mingil ühel või teisel põhjusel. ja võib-olla põnev üleüldse selles glükoositaseme teemal on see, et hästi palju on üldse meie ellu siis tekkinud erinevaid fruktoosirikkaid asju. ehk siis meil on glükoos on ju, meil on fruktoos. tihtipeale on need erinevates toiduainetes segamini. aga mis on huvitav, on see, mida sa võib-olla ei teadnud jällegi, kes paneb neid statsionaarseid glükoosimonitori endale peale, siis me suudame mõõta glükoositaset või veresuhkrutaset, aga me ei oska mõõta fruktoositaset. me ei suuda, seesama masin ei näita sulle fruktoositaset. ja no näiteks agaavisiirup, mis on üks hullemaid asju, mida üldse süüa. loomulikult siin on see high fructose corn syrup ja erinevaid teisi versioone veel on ju, mis on väga halvad, mis on puhas fruktoos, mis tegelikult jälle mõjuvad sinu kehale, et fruktoos on tegelikult selline, on sinu kehale
see oli 7 korda rohkem rakke vanandav kui glükoos. ehk siis jätkuvalt tuleme siia, tooted, kuhu on vedelal kujul lisatud fruktoosi, võtame näiteks noh, erinevad mahlad niikuinii on ju, seal on suhkur ja fruktoos ja kõik see, kõik koos on ju. aga võtame näiteks megaturundustrikk on puuviljasuhkrutega magustatud jogurtid. Võiks ju mõelda, et kõik on okei, on ju, kõik ongi fine, tore. aga tegelikult see mõjub su kehale päris halvasti, mitte eriti hästi. ehk siis jällegi, me peame vaatama, et noh, ärgem laskem ennast sellest turundusest ära nii-öelda tinistada. ja, ja üks asi on see süsivesiku sisaldus ja teine ongi see fruktoosi sisaldus ja fruktoos ei ole kindlasti parem kui glükoos. Fruktoos on okei, kui sa saad seda puuviljast. Erinevad pirnid, õunad, puuviljad, mis iganes, on ju, see on fine. aga kohe, kui see läheb eriti sellisesse lisatud fruktoosiga nii-öelda konsistentsi, on juba jama. ja, ja noh, nagu ma ütlesin, et needsamad on erinevad jogurtid. et mida vähem ja samamoodi, kui sa näiteks teedki, ma ei tea, apelsinist teed apelsinimahla. jällegi, ma ei ütle, et sa värskelt pressitud apelsinimahla ei peaks üldse jooma. aga jällegi, et kui sa kujutad nüüd ette, kui palju on vaja üheks klaasitäieks apelsinimahlaks apelsine. ja kui sa nüüd ühel versioonil sööd selle ära, teisel versioonil jood, siis noh, juuga on sul ikkagi 2-3 korda lihtsam seda kogust apelsini ära, kui siis neid apelsine sisse süüa. ehk siis jällegi, et mida vedelemas olekus on erinevad puuviljad, seda kehvem on see sinu tervisele. ja jätkuvalt fruktoosiga magustatud jogurtid, mis iganes tooted, ei ole head. et see täpselt, see on see turundustrikk, ära lange selle ohvriks ja proovi siis seda arvestada. jällegi, iga äärmus, ma arvan, jällegi on nagu rumalus. jälle oluline on ka osata siis oma nii-öelda siis seda süsivesikute äkilisust maha tõmmata, sellest ma rääkisin esimeses videos. ja iga meie näiteks, kui ma võtan Frillis keskkonna ka ette, iga retsepti juures, ma lihtsalt näitan sulle, ma ei tea, kui palju teist on saanud, ma võtan siit mingisuguse akna lahti endal. kui palju teist on Frillis keskkonnaga täpselt lähemalt tuttavad? aga ma näitan sulle lihtsalt nii, ma login sisse ka. ma näitan sulle lihtsalt, kus sa neid häkke näed ja kuidas, mis nendega peale hakata, et see on nagu päris oluline ja seda, kui tead, et ma olen öelnud, et mida mina teen, ma annan sulle sellise äh, kuidas ma siis ütlen, ma annan sulle sellise tööriistakasti ja sina ise oled siis see, kes siis otsustab, millist tööriista, millisel ajahetkel sa siis kasutad, et sa ei pea kõiki nii-öelda neid tööriistu kohe võtma nii-öelda kasutusele, aga, aga sina valid, mis hetkel, milline tööriist on siis kõige asjalikum. nii, ma vaatan, kus ma saan siin jagada. nii, huvitav, kuidagi nagu leidsin. ehk siis ma korra näitan lihtsalt sulle. vaatame, kas ma näen. nii, ma eeldan, et ma näitan seda praegu ja nii. võtan siit mõne retsepti lihtsalt lahti ja näitan sulle, mida ma selle all silmas pean. nii, võtan siit ühe retsepti, no näiteks siin on Kairike Müül, vabandust, minu viga, vabandust, on jaganud ühte soolane kaerahelbepuder retsepti. ja siin sa näed ka siis, mis on minu tehtud või Frillis tiimi tehtud ja mis ei ole, aga ma võtan siit ühe lihtsalt lahti, siis ma tean, et see kaerahelbed on hästi kõrge süsivesiku sisaldusega. ja siin näedki, häkid selle toidu juurde. sul on, võid siit valida, millist häkki soovid ja iga häkk siis nii-öelda natukene, mõni vähem, mõni rohkem alandab selle toidu süsivesikute äkilisust ja see süsivesikuliste äkilisuse mahatõmbamine on siis sinu nii-öelda number üks asi. see on kõige olulisem asi, mida üldse jälgida. kui sa peaks ühe asja siit täna kaasa võtma, siis on see, et kuidas võtta maha oma süsivesikute äkilisust ja
ja mis sa nagu saad alati teha, ongi jällegi kontrollida, kas mõni toit on okei või ei ole, sa lisad siit saad panna endale mingeid toite juurde, teha pilti, laadida üles, siis ka keskkond ütleb, et mis sul see potentsiaalne nii-öelda süsivesikute siis nii-öelda siis potentsiaalne ma kutsun seda friiliskooriks või saada kalorid kuu peale skooriks on, et kui palju ta su veresuhkrut tõstab ja anname talle mingi hinde, et see on niisugune väga lihtne viis seda tegelikult jälgida ja vaadata. nii lähme natukene edasi, mul lihtsalt hästi huvitav teema veel. nii, mul on mõned punktid siin, nii ma panen selle kinni, nii vaatame kohe, ma lõpetan selle share imise ära. Äh, mõned sellised huvitav kõne oli täna hommikul, lihtsalt jälle võib-olla see on ka põnev. üks naisterahvas, väga tore, ma päris pikalt rääkisin temaga, üks klient ja tema ütles, et tema on pensionär, vanust on juba üle 60 ja töölt tuli ära ja nüüd on pensionär ja kuidagi nagu ei saa minema. et ja siis ma no, uurisin, et mis teema on, et miks nii ja siis ta ütleski, et noh, et jah, et noh, et alati on tore aknast vaadata ja oi, et läheks välja, aga no ei viitsi ja nii edasi, et noh. lihtsalt mida mina talle soovitasin ja mida ma sulle ka siin praegu soovitan, ongi see, et kui me räägime liikumisest, siis väga selgelt, mida mina ise teen enda puhul ja see töötab väga hästi jätkuvalt, minul endal ka on väga raske leida noh, nii-öelda tahtmist tund aega minna jalutama päevas, lihtsalt minna eraldi kuskile jalutama. võib-olla sina oled selline tüüp, kes läheb tunniks ajaks välja, fine. mina ei ole ja mida mina siis teinud olen, on see, et mul on siin endal kodukandis üks väikene ringikene, see kestab kuskil 17-18 minutit, sõltuvalt tempost. teen väikse poogna ka, läheb 20 minutit ja ma teen hommikul, lõunal ja õhtul, ma käin 3 korda jalutamas ja teengi väikese pausi, mul on siin laua taga istun, tööd teen ja lähengi korraks välja. ja see töötab reaalselt megalt. et korra välja saada on väga nagu noh, see rütm on minu jaoks nagu hästi lihtne, et palju lihtsam, kui hakatagi tõesti tund aega tegema. mine ka, võta hommik, lõuna, õhtu. usu mind, kui sa mõtled, sul pole aega, siis vaata, ma alati ütlen, et võta oma telefon lahti ja vaata, kui palju sa oled päevas sotsiaalmeedias olnud, siis sa mõtled ümber, et tegelikult sa leiad selle aja. ja noh, kas kuuledki mõnda podcast'i, aga just see nii-öelda trenni või liikumise sutsakad. noh, mul on veel see, et ma olen eriti mugav vennike, ma tegin endale garaaži jõusaali ka, võib-olla oled mingi story sid näinud. siis mul ongi hommikul lähen jalutama, lõuna ajal teen sama ringi, teen joostes läbi, siis teen oma väikse pisikese, mul on ka alati niisugune 15-minutiline jõusaaliring, kokku kestabki trenn kuskil 25 minutit päevas. väike jooks 10 minutit, 12 minutit ja siis on 15 minutit otsa mingid lihastreeningu harjutused, see on seesama asi, mida ma ka sulle soovitan. eriti kui su vanus on juba hakkab kõrgemale liikuma, eriti naisterahvastel, kui hormoonid teevad juba kehast tšau-pakaa, siis sinu peamine ülesanne on võimalikult palju lihasmassi säilitada. ja trenn on ainuke asi, mis noh, aitab seda teha, loomulikult ka valgurikaste toitude söömine kuni vähemalt 30 grammi valku per toidukord, kui sa sööd 3 korda päevas, ehk siis naisterahvas võiks saada vähemalt 90 grammi valku päevas. pane mulle kommentaaridesse siia paremale, mis sa arvad, mitu grammi valku on 3 munas? see on alati sihuke viktoriini küsimus. ma tahan vähemalt ühte vastust näha, mis sa arvad, aga need, kes teavad, ära kirjuta, pigem need, kes arvavad, et mis nad. pane mulle kommentaaridesse, mis sa arvad, mitu grammi valku on 3 munas? ma ütlen seda selles valguses, et tavaliselt naisterahvad söövad hommikuks 1 muna. nii, no nii, nobedate näppu. nii, Monika ütles 30. kas tuleb veel mõni arvamus? 18-21. õige vastus on 18 grammi, on 3 munas. ja kui me rääkisime nüüd, et iga toidu korraga võiks inimene, naisterahvas, mina saan isegi 50 grammi valku per toidukord, on ainult 18 grammi, nii et sa pead tegelikkuses 1 muna, siis ilmselgelt või 2 muna maksimum, mis naisterahvad söövad, sa saad ainult 12 grammi valku, sul on 18 grammi puudu. ja on väga selged uuringud tehtud, et kui sina saad piisavalt valku,
ja tegelikult 90 grammi ei ole mingi meeletu kogus, siis järgmisel nii-öelda samal õhtul, järgmisel päeval tegelikult sa sööd vähem. sa ei taha nii palju süüa, sest su keha, su nii-öelda näljahormooni ei pääse justkui nii palju võidule. ehk siis, kui sa hakkad hommikul minema, on ju, siis võtadki 2 muna, saad 12 grammi valku, lisad natuke võib-olla juustu, kodujuustu, natuke võib-olla mingit kala, sardiine, jah, jah, sõltub muna suurusest, loomulikult on, Tiina ütleb, et Tiina pakkus 18 kuni 21 ja tegelikult mõni suurem muna tõesti on 21 grammi ka, nii et see on õige. aga noh, mina tavaliselt söön neid keskmisi munasid. et sa alati peaksid mõtlema ja et kus lisad midagi sinna juurde, et 30 grammi võiks tulla per toidukord kokku. teine asi, mis on võib-olla hästi oluline selle nii-öelda elustiili juures minu arust ja mis minu puhul jällegi töötab väga hästi ja on töötanud, on see, et ole võimalikult igav. ole palun võimalikult igav, mis tähendab seda, et söö samu toite võimalikult tihti. minul on, ütlen sulle ausalt, hommikusöök, lõunasöök on sisuliselt üks-ühele samad kogu aeg. väikeste modifikatsioonidega loomulikult natuke siia, natuke sinna, aga hommiku, lõunasöök on samad. ja õhtusööki ma siis varieerin pigem rohkem, aga nagu sa tead, hommikusöök on mul alati 3 muna, tihtipeale mingit kodujuustu, juustu, avokaadot, extra virgin oliiviõli, brokoli, mahebrokoli võrseid. siis mul on seal alati on mingeid pokitud juurikaid, porgand, lillkapsas, brokoli, jällegi sõltub, mida ma saan hea hinnaga kätte. siin üks päev naine just eile saatis pildi, et brokoli oli koobis siin 7,95 kilo, küsis, kas krooniaeg on tagasi või. ehk siis ma läksin, okei, osta porgandit täna, et ma vaatan, porgandi kilo on vähemalt palju odavam, nii et porgandamist kõige soodsama hinnaga üldse, mis on, ütleme, selline, mina kutsun veel teda juurikaliseks selles kontekstis, et mis alandab sinu siis seda hiljem söödud süsivesikute äkilisust, et see piir lähebki porgandite juures, peet enam nagu on pigem liiga süsivesikurikas. porgand võiks veel nagu ikkagi seda nagu, seal on kiudainet ka ja võiks nagu alla tõmmata. jah, mul on need ja võib-olla paar kiivit veel otsa, et selline kombo on mul igal hommikul, söön ära ja lõunasöök on mul ka alati ühesugune. ja üldse ei häbene sulle seda siin ette lugeda. kõigepealt panen ühe paki Kreeka jogurtit, see 350 grammi pakkus on 10 grammi 100 grammis valku, ehk siis ma saan sealt 35 grammi valku. nagu ma ütlesin, mina olen meesterahvas, pean saama 50 vähemalt, siis ma panen 2 supilusikatäit Jama vaba valgupulbrit. Jama vaba all ma pean silmas seda, et seal ei ole millist suhkruasendajat, sukraloosi. kõik suhkruasendajad, kus on suhkruasendajad, mis on siis kas sukraloos, atsesulfaam K või aspartam, ei sobi tarbimiseks. kõikides valgupulbrites, mis on maitsega, on kahjuks 99% on sees sukraloos. samamoodi proteiinimüslides ja igal pool. väldi sukraloosi, see mõjub sinu soolestiku tervisele halvasti ja not nice. soolestiku koha pealt ka, et mida ma siis alati teen, on see, et ma võtan iga päev söön midagi probiootilist, kas kimchi, kas tarvitan mingit keefiri. nüüd ma eile esimest korda, kujutad ette, ostsin Ferla siis jooki, mis on siis ka fermenteeritud juurikad. seal on erinevad kapsad ja asjad, ja mis mulle jällegi meeldib, see on lisaainete ja suhkruvaba ja tegelikult see oli ka konkreetselt suhkruasendajate vaba, mis oli ka väga okei, et iga päev ma ikkagi soolestikust pärineb hästi palju sinu tervist, nii et seda peab hoidma väga palju, nii et sul on vaja probiootikume, prebiootikume. probiootikum on siis see bakterid, on ju, prebiootikum on see, mida nad siis krõpsutavad ja söövad sageli, kihud, ained. ja okei, ühesõnaga Kreeka jogurt, Jama vaba valgupulber. alati ma söön iga päev 1 supilusikatäis jahvatatud linaseemneid. mis sa võid teha, on see, et guugeldada videosid teemal linaseemned, flax seeds ja erinevad vähivormid. seal on päris huvitavaid üksteist välistavaid seoseid, mis on päris tore. alati jahvatatud kujul on ju, sellisel juhul sa ei lase teda samas vormis välja teisest otsast. siis ma panen alluloosi, mis on siis kiividest ja erinevatest looduslikest ühenditest saadud suhkruasendaja, minu arust kõige parem, mis üldse turu peal on. ehk siis alluloos, panen seda, siis panen alati külmutatud mustikaid. vahepeal panen kahvliga, plõgastan banaani
ja panen natukene kookospiima ka, aga seda jällegi Santa Maria oma, kus ei ole sees jällegi neid säilitusaineid. aga mis ma siis teen, ongi see, ma alguses panen need kuivained, panen sinna kaussi, panen kookos seda kreemi peale ja segan kahvliga, segan seal ära, tekitan sellise nagu äh, ütleme siis massi või pasta. ja siis ma panen ennast Kreeka jogurti peale ja segan ära, siis ta seguneb hästi, versus see, et ma võtan Kreeka jogurti ja panen siis sinna need pulbrid peale, siis läheb midagi tükki seal ja siis on siuke. et pigem on see, et alati ma noh, see need valgupulbrid ja need linaseemnejahud ja kõik vajavad siis sellist nii-öelda laivis nagu ennem siis, enne kui sa seda segad seda Kreeka jogurtiga, vajaks siis väikest sellist töötlust, et need töötavad hästi ja seda ma söön, ma garanteerin sulle, ma söön seda reaalselt eh, võib-olla 6 korral nädalast, 6 päeval nädalas söön hommikuks ja lõunaks sellist toitu. ja õhtul on siis alati minul noh, üldiselt kas mingisugune on ju valguallikas, rasvaallikas ja süsivesikuallikas ka, et ma arvan, et minu kõige süsivesikurikkam toidukord ongi õhtul, erinevalt sellest, mida on kõik alati soovitanud. see on just selle põhjusega, et süsivesikud viivad sind kõige kiiremini unedemaale ja õhtul me ju tahame magama minna, on ju. et see toimib nagu kõige paremini mm.. mida ma ei soovita, ongi see, et sa teeksid nii-öelda null süsivesiku sisaldusega dieeti, et ma arvan, et äh, pidev ketodieet, ehk siis see on see, kus me tegelikult süsivesikut viime täielikult nulli. mingil hetkel see tuleb sind tagumikust näpistama, et ma vist äkki kirjutasin ka paar kirja tagasi, et ma olen sellise tsüklilise keto austaja, ehk siis mingid toidukorrad, mingid päevad nädalas on mul võib-olla süsivesikuid vähem, mingites on rohkem, et keha kuidagi nagu töötab ikkagi paremini, kui sul on ka aeg-ajalt tuleb neid süsivesikuid, aga jällegi sinu ülesanne on nende häkkidega, mida ma siis seal keskkonnas ka jagasin, tõmmata seda nii-öelda süsivesikute äkilisust maha. et kui sa seda teed, on palju parem, et siis ei ole, noh, süsivesikud ei ole nii halvad, et jällegi, kui sa vahepaladena muudkui pistad endale banaani, siis on ilmselt nagu kehvasti, onju. või sööd makarone lõunasöögiks, et siis on nagu tuksis, aga oluline ongi see, et hommikul sa pigem pead alustama süsivesikuvabamalt ja mida õhtupoole edasi, seda pigem võid natuke rohkem süsivesikuid võtta. jällegi ära karda, et see läheb sul rasvaks. jällegi, kui sinu see üldine hormonaalne asi on korras, keha töötab optimaalselt, siis sa tegelikult tahad, et sul hommikul oleks vähem süsivesikuid, siis sul ei lähe kohe veresuhkur ei tõuse lähe lappesse, ei lange liiga alla, vaid on pigem sihuke optimaalne tase ja see töötab nagu väga hästi, see töötab minu puhul, ma olen ise ma tänases kirjas ka saatsin pildi, onju, kus ma kõigepealt olin pildi peal, see oli äkki 15, olin, mis ma seal võisin olla, piitsavarres, siis olin 25-aastane, kui mul sündis esimene laps, ma olin 115 kilo ja siis nüüd ma olen täna 90, 91, 92 kogu aeg, et sõltumata sellest, ühtegi asja ma ei kaalu, ühtegi kalorit ma ei loe. nii et see ei ole vajalik, kui sinu keha tegelikult töötab optimaalselt, su hormoonid on korras. ja noh, loomulikult hormoonidest rääkides ka, sul on võimalik väga palju testida oma erinevaid hormoone, vereproove tehes on ju, et sellest ma alguses rääkisin. ja võib-olla selle koha pealt ka, et me hästi palju räägime lisanditest on ju, siis minu selge ideoloogia on ka see, et ideaalis, kui vähegi võimalik, siis leevenda lisanditega puudust kehas, mitte ära võta umbes. kõige hullem asi on see, mis meile tehakse, on see, et oi, ma ei tea, sügis tuleb, on ju, või kevad tuleb, ma lähen võtan mingi suvalise toidulisandi poest, mingi multivitamiini. see ei ole kunagi eriti hea mõte. on võib-olla 4 lisandit, mida mina võtaksin jällegi eraldi, ehk siis ei ole nad mingid multivitamiini vormis, vaid ideaalis nagu suhteliselt eraldi. jällegi multivitamiin tuleb sul põmm-põmm-põmm 1000 asja korraga ühes, selles on ju, see ei ole kunagi eriti hea lahendus, siis on 4 on ju, mida mina ütlen. number 1 on siis magneesium, kas siis glütsinaat, tsitraat, sõltuvalt sellest, mis sind kimbutab. siis ma võtaksin D3 pluss K2, D3 alati koos K2-ga. D-vitamiini puuduses oleme väga tihti, eriti põhjamaalastest. siis ma võtaksin alati kindlasti igapäevaselt mingit oomega-3 lisandit, sest see just alandab põletike taset sinu kehas ja paraku see on meie kehas nagu probleem. sellepärast et
me saame väga palju igasuguseid seemneõlidest oomega 6 rasvhappeid ja mujalt, ühesõnaga poolfabrikaadid, mis tegelikult selle põletiga taseme üles viivad ja loomulikult stress ja kõik see alkohol ja kõik see elustiil, mida me tegelikult täna hästi palju ka viljeleme, nii et oomega 3 ja, ja neljandaks ma ütleks, et mingi glükoositaset alandav lisand, nagu ma ütlesin, minul on siis seal Longenica brändilt on glükoosikontroll, kus on siis sees valge mooruspuu ekstrakt, seda ma võtan siis päeva kõige süsivesikurikkama toidukorraga 2 kapslit enne, 15 minutit ja töötab hästi. näiteks mul on kolleeg, kes läks Tartus ühte restorani ja läkski, see oli Maitsev Tartu, ma elan Tartus. Maitsev Tartu ja seal noh, tihtipeale oli Itaalia restoran, pastad, asjad, siis ta võttis 15 minutit enne, võttis selle sisse ja läks siis pastat sööma ja tal oli see glükoosi, statsionaarne glükoosimonitor peal ja testis, kuidas veresuhkur tõusis, siis reaalselt oli suhteliselt lame, et häkid toimivad, noh, sa võid võtta ka õunasihträädikat, on ju, sa võid tekitada sõela ette endale, süües erinevaid madalat tärklise sisaldusega köögivilju, et sul neid asju, häkke on palju, sa võid minna pärast jalutamas, võid enne teha trenni. et neid häkke tegelikult selleks süsivesiku nii-öelda koormuse alandamiseks on päris palju, et jällegi, see on tööriistakast, sina ise vali, millist siis teha. ma lubasin natuke rääkida ka Ozempicust. meil on nüüd Frillis keskkonnas ka tegelikult Ozempicu, nendele, kes Ozempicut või erinevaid teisi kaalulangetusravimeid kasutavad, ka tugi olemas, ehk siis ma olen sellega nagu leppinud, et noh, need ravimid on, need jäävad meil turule, ega siin midagi ei olegi. aga lihtsalt, et aidata sul, kui sina oled see inimene, kes seda kasutab, aidata sul vältida olukorda, mis täna on turu peal, on see, et 70% inimestest, kes siis justkui tulevad nende ravimite pealt maha, tuleb kehakaal tagasi. ja tulebki tagasi sellepärast, et ju tegelikult number 1, sul pole teadmisi, et sind on tablett aidanud, on isu alla toonud, on ju, aga sul pole teadmisi, kuidas tegelikult seda, noh, kõike seda veresuhkruga seonduvat optimeerida. ehk siis noh, number 1 ongi see, et õpi ära, kuidas oma veresuhkrutaset siis stabiliseerida, see on oluline, et teadmised on ja seda me jagame Aprillis keskkonnas. Siis hästi oluline, kui sa tarvitad Ozempikut või laadseid tooteid, siis on see, et sa saaksid piisavalt valku. jällegi sama asi, mis ma ütlesin, 30 grammi valku, ma tean, et sa ei taha süüa, sul võib-olla ei ole isu, siis 30 grammi, 25-30 grammi valku võiks olla, sa ei taha, et see kehakaal, mis kaob, oleks pelgalt lihasmass. ja lihasmass on meie kehas selline aktiivne valuuta, mis tegelikult aitab sul kogu kehal paremini toimida. ehk siis see on hästi oluline. me anname sulle retseptid ka Frillis keskkonnas, et sul see 30 grammi valk oleks garanteeritud. Kolmas asi, mida ma jällegi soovitan, on lihastreening. jälle jätkuvalt sama asi. me tahame, kui valku aitas lihaseid säilitada, siis ka see lihastreening aitab. vähemalt kui ta ei aita sul lihaseid tõsta, on ju, kuna sul kaal langeb, siis jah, on ka oluline see, et see lihasmass säiliks, et vähemalt 3 lihastreeningut nädalas. see ei ole nii raske, kodus on võimalik kõik asjad ära teha, kui sa tahad. Siis kiudained, sama asi jälle, noh, mure ongi seal see, on ju, et sa ei taha süüa enam, sul isu on läinud, siis hästi oluline ongi see, et sul on number 1, kipub vedelikku väheks jääma kehas, kipuvad tulema kõhukinnisused, ehk siis vedeliku tarbimine, pidev vedeliku tarbimine ja joomine, vee joomine on ju, mitte mingi mahla joomine, vaid vee joomine. ei sobi ka ükski niisugune near water, kus on mingid 5-6 grammi süsivesikuid sees, tavaline vesi, et see vee joomine ja kiudained, nagu ma ütlesin, kas siis jahvatatud linaseemned, chia-seemned, noh, neid kiudaineallikaid ja madala tärklisisaldusega köögiviljad on ju, et noh, vaikselt proovida väiksemate portsjonitega toimetada. ja no Aprillis keskkonnas ka, et me siis, kui sa märgid, et sa oled mõnda ravimit kasutad, siis me aitame sul selle toidukoguse tuua väiksemaks ka, et sul ei ole kohe, nagu me saame aru, et noh, sa lihtsalt ei söö, on ju, sul ei ole isu. ehk siis natuke anda sealt seda tuge juurde ja sa võid katsetada, et kas on midagi puudu, kas on midagi üle. Esmaspäevast on meil see, tegelikult täna juba on ta laivis olemas, aga esmaspäevaks veel paar asja lisame sinna juurde, näiteks nagu valguskoor ka, et see on hästi oluline, et noh, jällegi ma ütlesin, toidus oleks piisavalt valku ja me toome selle valguskoori sinna
toidu valguskoori ka juurde, et sa saad siis teadlikult toimetada ja see ei ole ainult siis ei käi kaasas nendega, kes erinevaid kaalulangetustablette kasutavad või vabandust, süste. tabletid on ka muidugi olemas juba, on ju, aga pigem kirjutatakse süste välja. et jah, olla sulle siis seal ka rohkem toeks. et noh, meie kõigi huvi on see, et kui sa seda kasutad, neid ravimeid, siis sa teeksid seda edukalt, et sul ei tuleks see kaal pärast tagasi, et see ei oleks ei oleks nagu nii-öelda koos saba ja karvadega kõik sul kehast ei läheks, vaid sa ikkagi tahad ju, et sul see kehakaal läheks rasva arvelt ja sa õpiksid ka neid õigeid, ütleme siis toitumise nippe, mida väga-väga-väga-väga harva sellisel kujul jagatakse. nii et jah, ühesõnaga Frillis keskkonnas on see olemas täna ja läheb veel paremaks, kui sul on, katsetad, midagi on puudu, siis kirjuta, me arendame asju juurde ja muudame asju lihtsamaks. Nii, siis ma räägin ka natukene võib-olla vererõhust. see on alati niisugune põnev teema ja, ja tihtipeale öeldakse, on jah, et sool on ju see, mis on siis peamine süüdlane. aga tegelikult on leitud, et peamine süüdlane võib olla hoopis insuliinitundlikkus. ilmselt sa oled kuulnud mõned insuliinist ja insuliini resistentsusest rääkinud palju, ehk siis on see jällegi keha, insuliini, veresuhkrusüsteem on tuksis ja sisuliselt sinu keha siis kipub seda insuliini kogust üle hindama ja suunab siis seda hunnikuga insuliini sul verre süsivesikute söömise tagajärjel. rakud uksi lahti ei tee, et seda glükoosi vastu võtta. ja tulemuseks ongi see, et pidevalt on see insuliin kõrge. kui insuliin pidevalt on kõrge, siis sinu kehal on üliraske ehk mitte öelda võimatu kasutada sinu kehast rasvavarusid energia saamise eesmärgil. nii et kõige rumalam asi, mida üks inimene teha saab, on see, et ta läheb trenni ja võtab endale, kunagi oli Arctic Sport, alati mäletan, jube popp oli. jälle turundustrikk on ju, joo Arctic Sporti on ju, saad vormi. inimesed käisid trennis ja võtsid kaalus juurde, et noh, sama asi, et sa tahad tegelikult oma insuliini hoida mõõdukana, veresuhkrute taseme mõõdukana, nii et aga jah, ehk siis kuigi jah, osa inimesi on soolatundlikumad, aga suur osa inimesi tegelikult, kui sa tegeled oma insuliinitundlikkusega, glükoosi tasemega, siis võib olla see, et sul vererõhk tuleb automaatselt alla ja ei olegi peamine süüdlane sool. nii et loomulikult ma ei ütle, et sa peaksid puudede kaupa soola sööma. et probleem tekibki siis, kui sa tarvitad poolfabrikaate, aga kui sa tahad oma toitu normaalselt soolata ise kodus kokates, siis see on kindlasti okei. ja mis seal on täpselt see, et mis see nii-öelda protsess või see asi seal siis, süsteem taga ongi see, et kõrge insuliin paneb sinu neerud soola kinni hoidma, ehk siis kui palju soola, kinni hoitud soola tähendab seda, et sul on ka kehas rohkem vett, et sool justkui hoiab vedelikku kehas ja siis on juba loomulikult, et vererõhk tõuseb, on ju. ehk siis, kui ühel juhul sa sööd soola, sul on keha insuliinitundlikkus, insuliiniresistentsus on korras, siis kõik nagu justkui normaliseerub, see on korraks ajutine vererõhu tõus, aga muidu on stabiilne. aga see pidev insuliini nii-öelda resistentsus põhjustabki seda, et su vererõhk tegelikult kogu aeg on ta su kõrge. ja teine on see, et selle tulemusena väheneb ka lämmastikoksiidi tootmine, mistõttu sinu veresooned ei lõõgastu enam nii hästi ja ka arusaadavalt, kui su veresooned ei lõõgastu, siis on su torud kitsamad ja ongi hunnik probleemi. nii et ma siiralt soovitan sulle, kui sul on probleeme vererõhuga, siis sa võiksid katsetada seda, et sa tegeled ka väga selgelt ja teadlikult oma insuliini, veresuhkru stabiliseerimisega ja vaadata, mis saab. halba ta kindlasti sulle teha ei saa, nii et ainult paremaks, et see toimib üldiselt väga hästi. ja nagu ma ütlesin tunni alguses, on ju, siis sa tahad ideaalis, mine käi, jällegi, isegi kui perearst sulle ei ole nõus välja kirjutama, mine käi, tee ära 3 testi, nagu ma ütlesin. paastuglükoos, paastuinsuliin, glükohemoglobiin, 3 testi, vaata, mis su keha ütleb, kas sinul puhul võib olla probleem selles. ja siis juba toimeta, kui on vajadus, võimalus, tahe näha, mis su keha süsivesikutega teeb, soeta endale ka see statsionaarne glükoosimonitor.
et see näitab ka väga hästi kätte, mina olen seda oma paar korda elus kasutanud, ta küll kestab justkui 14 päeva, maru hea oleks, kui ta oleks igavesti, on ju, aga ta annab päris hea pildi, sa saad nagu aru, et mis su kehas nagu töötab ja toimib, et mõnikord inimesed on üllatunud, mis värk on, aga ma ütlen, et see kõige, ma arvan, et turu peal kõige soodsama selle glükoosimonitori sa leiadki heikimägi.com lehelt, mis ma panin siia chati ka selle lingi, ma panen sinna alla veel, et saad sealt leida ja saad päris vahva vastuse. Siis ma räägin natukene ka võib-olla lõpetuseks kolesteroolist ja jällegi kolesterool on see, mis on paljudel inimestel justkui hinge peal ja see on tase neil kõrge. jällegi mm, kui sa oled läinud arsti juurde, teinud endale kolesterooli testi, siis ja see tulemus on tulnud, et sul on kolesterool kõrge, siis minu soovitus sulle, tee ära alustuseks korralik kolesterooli pakett. seal on hästi palju erinevaid näiteid, alates LDL kolesterooli, mis on siis justkui see halb kolesterool, osakeste suurus, mida väiksemad osakesed on, seda ohtlikumad nad on, et see on niisugune noh, täpselt seal erinevad hunnik erinevaid näiteid, mida siis teha, et ma selle soovitan sul kindlasti ära teha. ja hea olekski vaadata ka kaasuvaid näitajaid, kui me räägime kõrgest kolesteroolist, siis üks ongi see LDL osakeste suurus, siis on niisugune lühend nagu OX LDL, mis näitab ka väga selgelt kui halb on seis, siis nagu ma ütlesin, paastuglükoos, mida ma soovitasin, glükohemoglobiin, 2-3 kuu keskmine veresuhkrutase, homotsüsteiin, pane kirja, homotsüsteiin, see põhimõtteliselt näitab siis seda, kuidas su keha erinevaid ühendeid siis nagu justkui töötleb või omastab, kui võimekas ta on. näiteks minul on geneetiline mutatsioon. Ameerikas tegin testi, $600 maksis, õudne ja tegin ja mina pean siis võtma alati, võtangi teatud, üks lisand on nimega tugevat T-ga TMG, mis siis aitab seda taset alla tuua ja võtan siis erinevaid B-grupi vitamiine, võtan alati siis metüleeritud vormis ehk siis metüülkobalamiin ehk siis B12, metüülfolaat B9 ja B5B on siis B6 vitamiini selline kehale juba omastatav vorm, et sul pole mõtet süüa neid teisi versioone, sest seda enam, et kuskil 40% maailma elanikkonnast, nad polegi võimelised neid teises formaadis neid ühendeid omastama. ehk siis jällegi, kui sa ostad lisandit, toidulisandit, siis võta alati, otsi sõna metüül, see näitab seda, et see keha on keha jaoks tehtud juba siis söödavasse või nii-öelda söödavasse vormi, metüülkobalamiin, metüülfolaat ja B5B on siis need konkreetsed B-vitamiinide vormid. Ja siis, kuna ma ennem rääkisin ka loengu alguses naisest, on ju, kes on ka pooleldi vegetaarlane, ehk ta liha sööb väga harva, siis ma temale ütlesin ka, et tee B12 vitamiinitest ka ära, sest tihtipeale see on veganlusega ja sellega kaasneb, et kuidagi ei saa seda piisavalt. Siis kindlasti on üks kaasuv näitaja kolesterooliga ka, mis on ohumärk, on ülekaal, on ju, kõrge vererõhk ka loomulikult, istuv eluviis, siis ka CRP, mis on siis põletikunäit ja triglütseriidid. Triglütseriidid on ka niisugune ohumärk alati, et inimesed, ka mul mõned tuttavad, kes on hädakimpus oma tervisega ja alkohol on sõber ja kiired süsivesikud, siis neil kipub see triglütseriidid olema hästi kõrged. nii et see on selline väike kiire, lihtne ülevaade sulle sellest asjast. nii et jah, tulles tagasi natuke alguse poole ka, et siis mm, mulle kuidagi nagu pigem meeldib see mõte, et ole igav, vali pigem asjad, mida sa suudad nagu teha järjepidevalt. tee lihtsad muutused, võta oma glükoos kontrolli alla, tee testid ära, leia viis, kuidas sina saad hakkama. Pole mõtet öeldagi, et ma käin nädalas 7 korda trennis, on ju, kui sa pole varem kunagi käinud, et leia 2-3 korda ja tegele glükoosiga, kõige sellega ja tule vaata Frillis äpis ringi. ma usun, et sa saad siit väga palju uut infot ja leiad vähemalt retsepte, toite, mis võiks sulle sobida. veresuhkrusõbralikud on nad enamus, kui sul on sinna skoorid ka igal pool juures, on ju, mida kõrgem skoor, seda parem. aga mis on nagu vahva, on see, et sul on võimalik siin ka retsepte luua.
tänu targale ai-le, mis siis tegelikult arvestab sinu personaalsete sümptomitega, ehk siis ta ei anna sulle kunagi, ta ei loo sulle retsepti, mis ei sobi sinuga, et alati on, ma usun personaalsusesse, usun sellesse, et me kõik oleme küll sarnased, aga meil on kaks jalga, kaks kätt, aga samas me oleme ka väga erinevad. nii et jah, et ühe nupule vajutusega tegelikult sa saad lasta endale luua mingeid vahvaid retsepte. Ma korra just näitan, kuna meil natuke siin veel aega on. Mõni minut, vaatame, kus ma siin on jah. Share, ma korra jagan ekraani jälle. Nii, ma võtan siit retseptid, võtan alt loo ise ja siin ongi loo retsept ai abiga. mul on siin sees nupukene arvesta minu sümptomitega. me paneme, et palun loo mulle üks hea hommikusöök. vaatame, mis teeb. ja kui sa alati mõtled, mis see portsjon võiks olla, siis ta teebki sulle sinu portsjoni siin ka kohe. et vaatame, mis mulle tuleb. ma küll ei tea, mis andmed mul siin sees on, ma tihtipeale panen ennast mõnikord siin testimise mõttes panen diabeetikuks ja nii edasi, aga vaatame, mis ta mulle siin loob. nii, retsept genereeritud. No nii, vaatame, mis siis tuli mulle täna. näed, kuna sul on diagnoositud teist tüüpi diabeet, on see hommikusöök koostatud madala glükeemilise indeksiga koostisosadest, et hoida veresuhkur stabiilsena. alati annab ta sulle sellise personaalse väikse nõuande ka, see on personaalne, see ei salvestu mitte kuskile. ja kuna ma olen märkinud ennast testijaks ka erinevate kaalulangetusravimite puhul, siis arvestades sinu aktiivset GLP-1 ravi, on portsjon kohandatud väiksemaks, kuid see on väga valgutihe, mis on kriitiliselt tähtis lihasmassi säilitamiseks kaalulanguse ajal. valisime kergesti seeditava kodujuustu ja muna, et vältida iiveldust ning lisasime tervislikke rasvu avokaadost ja kanepiseemnetest, mis toetavad sinu eesmärki tarbida piisavalt toomega rasvhappeid. retsept on laktoosivaba, järgides sinu varasemaid toiduvalikuid. ehk siis ta annab sulle kaasa siis väikse selgituse, põhjenduse, miks see on hea. skoor, üldine skoor, ülioluline. ja minu jaoks on need kaks skoori kõige olulisemad. siin on see 100 kalorit kuu peale skoor ja teine on veresuhkur. Need kaks ütlevad ära sulle, et see toit ei tõsta sinu veresuhkru taset. ja vaata, mis siin on munad. no näed, selline lihtne toit annab mulle mingid kogused siia, onju. ja ma saan selle siis, põhimõtteliselt saan selle siis kasvõi retseptiks luua. mis mul siin on, vaatame. ma lihtsalt näitan, kuidas ühe uue retsepti loomine käib, kui lihtne see on. nii, vaatame muna, mis siin, kas midagi tuleb praadida või ilmselt muna tuleb ilmselt praadida, vaatame, keedamuna, ma panen siin keetmine, valmistamisviis, on roostevaba pott, alati roostevaba pott, mitte tefloniga, onju, me tahame ka vältida erinevaid kemikaale. pearoad, nüüd genereerin pildi ka. siin on ühe nupule vajutusega, sa saad teha ise lisada pildi või siis genereerida ise nullist pildi, vaata, mis tuleb. nii, vaatame, kas tuleb mingi vahva. no näed, noh, kena. teeme retsepti avalikuks. ja nüüd kõik inimesed maailmas, kes seda Grillis äppi kasutavad, näevad siis seda retsepti, aga ilma minu selle kommentaarita. loomulikult see on alati personaalne. ja teistele inimestele siis ma võtan siis selle GLP-ga ühe ära, võtan kirjelduse üldse ära, seda pole üldse siia võib-olla vaja. ja salvestan. ja nüüd, kui mina lähen teise võõra inimesena, lähen seda retsepti vaatama, siis jällegi mina näen siis endale soovituslikku kogust, on ju. et praegu mul on küll enda kogus siin, on ju, aga sul on põhimõtteliselt kui sina selle retsepti nüüd avad Grillis keskkonnas, siis tegelikult näed sa siin enda portsjonit, enda soovituslikku kogust siis, on ju. ja nägid, tegin reaalselt personaalse retsepti. palju mul läks aega? Minut, tegelikult läheb 30 sekundit. et noh, näed, siin on mingid soovitused, asjad, et väga lihtne, et easy breezy, ühesõnaga. kuule, aga mina tänan. maru vahva oli sinuga seda siin tunnikest veeta. meil on paar uut asja nüüd tulemas. juba tegelikult siin Prillis keskkonnas ka väga palju asju on visuaalselt muutunud, asju on juurde tulnud. on see kaalulangetusravimi tugi, mida me siin kõvasti praegu arendame ja soovitame. sa saad endale siis päeva sellise tegevuskava sõltuvalt sinu personaalsetest andmetest, palju valku süüa, palju mingeid asju teha, saad märkida siin neid asju tehtuks, kogud punkte, saad võita auhindu, et ühesõnaga terve plejaad erinevaid asju, mida sa siin teha saad.
nagu me ütlesime, et visuaalselt, tehniliselt palju asju muutumas on praegu viimaste nädalatega. kui sa tahad kaloreid vaadata, siis saad. mina ise tavaliselt siis peidan alati need kalorid siin ära, seda ma ei vaata. et mind need kalorid väga ei huvita, pigem mind huvitabki see üldine skoor. ja kui ma nüüd siis siit toite lisan, on ju, et siis ma saan siis saangi siis, no paneme siis mingi toidu valime välja ja lisame mulle sinna päeva ka, et vaatame, kuidas ta siis tuleb. no paneme selle näiteks tänasesse. ma lähen toit ja trenn, siis see toit on mul siin olemas ja näen oma üldist skoori, et alati ongi hea, et üldine skoor oleks hea. ja kui sa teed toidust, võid panna ka teha mingi pildi, on ju, panna, laadida pildi üles, me analüüsime seda, et selline tööriist sulle, mis siis jällegi, mille peamine eesmärk on äh, justkui aidata sind natuke paremal viisil ja natuke targemal viisil kui lihtsalt kalorite lugemisega. noh, nagu ma ütlesin, tervisenäitajaid on ka meil siin 105 tükki, erinevaid markereid, erinevaid valemeid. siin on põhimõtteliselt HOMA-IR skoor, mis on siis näitabki seda, kui insuliiniresistentne sa oled, kuidas su glükoosisüsteem töötab, madal põletikuskoor, bioloogiline vanus, jälle, kui palju sul siin sõltub, kui palju sul näitajaid, vereproove on tehtud, kehakaal loomulikult, pildid, erinevad biomarkerid, mida sa saad siin jälgida ja muudkui track ida. ja eks me läheme ka targemaks ja teeme siin täiendusi, et eesmärk ongi aidata sind personaalselt. et see ei oleks sinu, see teekond ei oleks pealiskaudne. see teekond ei oleks nii nagu alati selline suht, et ainult kehakaaluga seotud. ma usun sellesse, et kehakaal, normaalne kehakaal on tagajärg, mitte see peamine põhjus. See tuleb niikuinii, kui sul keha hakkab paremini tööle. vot, kuule, aga veel kord ükski sellest asjast pole siin, ühestki asjast polnud sul siin kasu, kui sa seda praktikasse ei pane. nii et vali üks-kaks asja välja, mida juba kohe täna, mitte homme, aga täna panna praktikasse ja ma usun, et sa saad sellega lihtsalt hakkama ja läheb kõik hästi. vot, kuule, aga aitäh. meil siin vaheldub eduga oli 70-80 inimest, mis on väga tore tööpäeva kesksele ajale, nii et me kuuleme jälle ja kindlasti tuleb neid väljakutse teel, nii et saad osa võtta. aitäh sulle ja tšau.